Tervist härrased. Nii, väike update teile, mis toimub. Sonata on müüdud, sellest ma räägin natukene hiljem, kuidas, mis hinnaga ja mis juhtus selle autoga. Mis plaanid täna on, siis mul on vaja leida veel üks auto LPG-ga. Siin on juba kas automaadiga, manuaaliga vahet ei ole, klient on selle auto jaoks olemas, nii et seda me lähme otsima. On paar varianti, üks on kahjuks alles õhtul saab vaadata, aga teised saab ka päeval vaadata, et loodame, et õnnestub seal ka filmida, sest ei pruugi. Aga enne seda kõike on vaja see Opel viia ülevaatusele, aga selleks, et ülevaatusest läbi saada, oleks vaja esialgu tal rehvid ära vahetada. Siin on veel enam-vähem rehvid. Aga siin pool on hullem. Nii et praegu sõidame rehvi vahetusse ja peale seda ülevaatusele. Kui need asjad on tehtud, siis juba jätkame auto otsingutega, nii et ühinege minuga, kas meil õnnestub midagi leida. See selgub juba siis video lõpu poole. Nii et sõbrad, let's go! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Räägime Sonata müügist. Lõppkokkuvõttes Sonata sai müüdud nulliga ära. Ja miks sellel on mitu põhjust. Esimene põhjus on see, et Sonata ei ole populaarne auto Eestis. Mul ei olnud ühtegi kõnet. Kuigi auto oli aus, ta oli tehniliselt korras, ma lasin üle vaadata, mis vaja oli, lasin ära remontida mingi gaasiseadmed, tegin salongi korda, mis on tegelikult selles hinnaklassis autole vist on täiesti mõttetu tegevus, on see keemiline puhastus, aga vahet ei ole, ma tegin selle ära. Mulle meeldib, kui auto on puhas. Müügi edenenud üldse, mitte ühtegi kõnet ei tulnud. Ma langetasin hinda 3 korda ja viimane kord oligi põhimõtteliselt nulli lähedane. Autol hakkas lõppema ülevaatus, käisin ülevaatusele ära. Seal oli kõik tipens, topens, peale, mingi pisiasjad oli üks numbri tuli põlenud ja esiveovõlli otsas olev kummikaitse klamber. See oli ära tulnud, et need oleks vaja ära vahetada. Ühesõnaga tegemist oli seal ainult kopikate eest. Midagi hullu ei olnud, aga avastati veel üks asi sellel ülevaatusel. Nimelt kütusetoru katki ja milline toru, see mis läheb, mis on enne paaki, ehk siis sealt, kus siis, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse täpselt, aga see on see toru, mis, kui sa tangid, sa paned püstoli sinna sisse ja sealt paaki, võt see toru on katki. Ja tõesti, selle aja jooksul, mis ma taga sõitsin, selle Sonataga, ma tõesti mitte ühte korda ei pannud kütet sisse, kuna ta sõitis LPG pealt täiesti normaalselt. Ja mul ei olnudki lihtsalt mingit põhjus seda LPG-d välja lülitada, et sõita bensiini pealt. Selle võrra ma olin nõus juba langetama, sest ma ei näinud mõtet sinna raha sisse investeerida, ma olin juba hinna nii alla lasknud. Ja mul oli klient täpselt samal päeval, kui see viga selgus, helistas ka inimene, kes soovis seda autot vaatama tulla, tõenäoliselt ostma. Ja kuradi oma fucking südametunnistuse pärast ma ei suutnud talle valetada ja ma olen ausalt. Oma südametunnistuse pärast ma ei suutnud seda, ma ei suutnud tema eest varjata. Ta poleks elu sees seda avastanud enne, kui ta esimest korda oleks tankima läinud. Muidugi oleks võinud riski võtta, et äkki ta ei lähe kohe tankima, aga mingi fucking südametunnistuse ees. Helistasin sellele inimesele, me leppisime järgmisest päevaks vaatamise kokku, sama õhtu helistasin, rääkisin talle ära ja inimene tuli ikka ja ostis ära. Nii et see saaga on lõppenud. Kiirabi mööda praegu. See saaga on lõppenud praeguseks. Auto on müüdud, raha on taskus.
Ja me peame nüüd hakkama otsima järgmist autot. Aga enne rehvi vahetusse, nii et ma olen juba teinud. Самый плохой, эй, в этом районе. Хотел быть хорошим, мне не подходит. Я самый плохой, эй, в этом районе. No nii, läheb siis rehvi vahetusse praegu. Auto on juba seal valmis pandud. Näitan siis, mis rehvid ma ostsin. Rehv on kasutatud muidugi, aga väga heas korras protektor on meil siin, väga sügame. Mul kahjuks ei ole ühtegi aparaati, et seda filmida. Komplekt läks maksma 50 eurot rehv. 50 eurot rehv, 4 rehvi, 200 pluss siis vahetus. No nii, tõe hetk. Iga autoomaniku suurimaid hirme, kas läheb ülevaatuselt läbi või peab veel sitaks pappi investeerima, et auto oleks kõlbulik Eesti tänavatele. No nii, ülevaatus läbitud. Üks väike märkus on, kuskilt on mingi õli, isegi leke ei ole, vaid lihtsalt on kuskilt mingi õli tekkinud, et seda palus üle vaadata, aga mulle tundub rohkem, et see oli, kuidas me ütleme, lihtsalt oleks vaja midagi öelda, et ükski auto ei saa olla ideaalne siin. Nii, turvavöö peale ja järgmisena me läheme nüüd siis lõpuks ka mõnda autot vaatama. No nii, esimene auto on meil siin, mida vaadata. See auto on küll hetkel oksjonil. Aga ma tahan näha, kas ma viitsin üldse sellega tegeleda. Selle oksjonil osalemisega. No nii, jah, Suzuki Liana. Из такой района и зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал, целый век он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Олежа Бол в машине едет, прицепил блатной как... Vot selline püss on. Võtsin kontaktiga omanikuga, omanik ütles, et alla tonni ei anna. Praegu seisuga on hind seal 700 eurot. 700 eurot seal oksjonil. No nii, vaatame kere poolest. No mingi huinja-muinja on reisk. Auto on LPG peal, automaadiga reisk. Neid on, sellised asjad on harva kui esinevad. Kõik on mingi asjaga üle värvitud. Vaat siin on natukene juba hullem. Pool nutune reisk. Ohohohoho. Ei julge lüüagi reisk. Viimane kord, kui ma autot lõin, siis ma sattusin siukse viha alla, et kuidas sa reisk julged lüüa võõrast autot reisk, jätad augud sisse. No siin on ilmselgelt mingi, ei teagi reisk, kui see kõik on roostes. Koobastel on pindmine rooste reisk, muud ei ole midagi reisk, siin on kõik on esitiivad ka pindmine rooste reisk, kullerite reisk on ideaalne püss reisk kihutamiseks. Kindlasti on vaja puhastust teha, kui mitte keemiline, siis lihtne puhastus reisk. Huidkus turvavööd ripuvad reisk. Kullerdamiseks ideaalne püss reisk. Ja auto vist seisab juba tükk aega reis, siin on mingi kurdi banaan on jäetud. No, mingi mõra reis. Ei, muidugi.
tonni eest me ei otsigi ideaalset autot reisk. Aga LPG, automaat. Kui seal hind tonnini jõuab, siis võib isegi kaaluda seda reisk. Kuigi mina ei ostaks reisk. Siuke auto oleks ideaalne ka veel kullerdamiseks. Kahju, et seda ei müüda. Aga võib-olla müüakse ka. Super auto reisk. Siin on veel mingid surnud autod. Hea küll. Seda me hetkel muidugi osta ei saa. Me tuleme veel õhtul tehnilist poolt vaatama. Visuaalselt vaatasime ära. No, siuke enam-vähem. Ideaalne oleks mingi 8 sotiga selle saada, aga alla tonni ütles, et ei anna ära mitte mingil juhul. Против? Я вас не буду снимать. А газ где установлен, не знаешь? Не знаю. А техосмотр есть на нем? Осмотр есть, да. С-под низу ты тоже не знаешь ничего, да? А это он тоже сдавал, да? Да. Блин, электронное все. Никогда не видел такого. Да, что-то потряхивает. Ого. Nii, no vaatasin selle Suzuki, oli Suzuki või? Ma vist oli jah, Suzuki vaatasin ära. Ei, kurb olukord. Lisaks kerele, mis seal oli mäda mootor jätab konkreetselt vahele. Vibreerib, rapub, sõiteauto ei taha üldse. Vajutasin seal gaasi ka natukene, no vapše null ei reageeri, et mis viga tal on. Ei tea, sitane ka reisk, roolis on, rooli latt on vist puruks reis, keerates käib kolksud läbi. Ühesõnaga, see auto vajab tegemist, see pole isegi 1000 eurot, mida ta tahab selle eest sealt saada auto on oksjonil, siis tõenäoliselt ta ei saa seda. Vaat, nii et see ost jääb ära. Nii, aga nüüd on mul üks auto veel täna soolas, lähen piilun seda, ülejäänud mul ei ole huvi pakkunud. Kohe kell 8 peaks kohtuma selle inimesega, ma juba jään hiljaks, kell on 59, aga mul on vaja veel natuke sinna sõita. Nii et kohe, kui lubab, siis filmida, siis näitab teile ka. Kui ei, siis juba saate lõpu vastuse, kas ma ostsin või ei ostnud. No nii, sõbrad, vaatasin ära selle auto, ei hakanud isegi filmima, sest juba esimene pilk, mis ma nägin, ma teadsin, et ma seda autot ei osta. Esiteks, ma isegi ei räägi tehnilisest poolest, vaid see auto on ühe autorendi, ma ei tea, firma või mis iganes nad on. Ehk siis see auto antakse rendile kulleritele, no, ma arvan ka teistele, kes tahavad. Ja ma juba kohe teadsin, ehk siis mul on üks pilt või ma tean, et mis põhjusel üks autorendifirma müüb autot, mis tegelikult peaks talle raha sisse tooma, on just sellel põhjusel, et auto on omadega läbi. Ja selle autoga oligi niimoodi, lakk oli maas, seda ma ei võta isegi arvesse, lakk oleks väike asi olnud. Aga kõige hullem küljekarbid. Üllatavalt mootor oli täitsa kuiv. Või vähemalt mina ei näinud, seal oli lekkid. Võib-olla midagi on. Aga küljekarbid on ikka, no augud on sees. See on ainult ümberkeevitamine, et muu seal ei aita. Jah, siit tuleb teha üks selline valus järeldus, et selles hinnaklassis, mis ma tahan, kuni 2000, autosid LPG peal lihtsalt ei eksisteeri. Ja siin tuleb nüüd hakata midagi muud ette võtma.
seega, järgmine video tuleb kindlasti teistsugune ja palju pikem kui see praegu on. Seega, sõbrad, jääme ootama järgmist videot. Ma loodan, et see, mis mul plaanis on, see ka õnnestub. Nii et, kui teid ka huvitab, millega ma siis tegelema hakkan, siis kommentaar siia alla. Pange siia kirja ka kommentaar, kui teil on midagi küsida. Ja järgmise kohtumiseni.